nõukogude aegne tendentslik arvamus, et näed siin orja rahvas. Kas tõesti minu selja taga oli 1000 aastat tagasi üks vana asula ja tänases ekspeditsioonis me selgitame selle välja. Möödus 10 minutit ja juba meid kutsutakse, kuna tundub, et midagi leiti. Esimene teade sellest ajast, mida me siin kõik otsime. See on siis hiline viikingaeg või selline aeg, kui see hakkas ära juba lõppema. Spiraalsõrmus või käevõrutükk. See on tegelikult esimene spiraalsõrmus, mis mul õnnestub tegelikult käes hoida. Aivo läheb meist aina kaugemale ära. Tundub, et ta sattus millegi hea otsa, et näete, seal ta on. Kaevab midagi maru pingsalt. Lähme küsime, mis ta leidis. Ma olen käevõrvad käik pronksist vana. Kas see võib juba olla 1000 aastane leid? Ma arvan ikka, ma arvan küll, selle kindlasti. Ja teised tänased on ainult siuksed. Üks väike nööp, ma ei tea, mis see on. Kuule, sõrmus ju. Sõrmus. Jaa, sõrmus. On jah, sõrmus, see on kivi puudu. Aga kas see on huvitav hõbe siis või? Hõbe, jah. Natuke jäi puudu, et Aivo saaks pensionile minna. Praegu just anti märku, et kõige tagumisel detektoristil õnnestus midagi leida. Vau! Maa peal. Nii, täitsa maa peal oli, jah? Maa peal peaks olema 1500 millegi ka. Ja see on hõbedast, eks ju? Jah. Näitan teile siis natuke seda maastikku. Vaatke, kui huvitav maastik see on. Et hetkel arheoloogid siis, või detektoristid arvavad, et kui siin oleks kunagi olnud vana asula, siis asula koht võiski olla see näiteks saare koht, kus on siis pikem rohi. Et siin täitsa võis kunagi olla asula. Oha, midagi tuuakse. Kahjuks on asi lömmis, aga jälle tegu sõrmusega. Alguses hakkasin vaatama, et on pudelikorgiga tegu, aga on 16. sajandi hõbesõrmus nikerdatud. Ja mitte levinud, mitte laadakaup, selline, ma arvan, et suht personaalne või isiklik asine. Põhimõtteliselt iga paari minuti tagant inimesed tõstavad käe, ütlevad tulge. See tähendab seda, et jälle midagi leiti. Natuke lömmis, aga ilus asi ikka. Ah soo, kas on mingi kell? Kelluke. Kelluke ja kus selliseid kellukesi kasutati? Hobused. Hobusel, jah? Vaadake, hobuse kelluke. Või suur. Ma ei kujuta ette, mis ta on. Jääd ei plahvatanud. Ma juba korra tõmbasin välja, sellepärast ma teist korda julgesin. Tundub, et midagi leiti. Ma vaatan, et väike kogunemine on. Lähme uurime. Nii. Kohe hakkame puhastama. Okei, alles tuli munasest välja. See on ju sõrmus, nagu pitsat sõrmus mingi või? See vist ei ole hõbe, jah. See on midagi muud. Jaa, aga ikkagi mingi leid. Väga uhke pitsat sõrmus. Ja. Et selliste pitsat sõrmustega võib isegi ka isikut tuvastada. Et vanasti näiteks kasutatigi allkirjade asemel selliseid pitsat sõrmuseid. Need on olnud mingi muinasaegne asi, aga põletusmatuse käigus on sulanud ära, vaata, et seal tuleridale on pandud keegi või miski. Mis ajastuga see võib tegu olla, et millal? Ikka viikingaeg. Viikingaeg. Sa näed juba, vaata, see kahjustus on nii-öelda või see paatine, see roheline on teatud tüüpi, ja ta on pronks. Ja siis veel noatuppe ots oli mingi naisterahva oma väike. Vaata, tal on teisel pool on neet. Ta on naha peal olnud, vaata. Kas see võib olla öönaast või? Päris vana asi. Tinuline. Vana asi, jah. Rikuaegne asi. See on tinuline. Tinast. Tinast ja kuhu see käis? Tinuline, rihma külge kaunistus. Rihma kaunistus või? Ja need on väga vanad. Tinulised. 1000 aasta vanused. Viikingi aeg. Mis jällegi viitab, et siiski täitsa võimalik, et siin oligi 1000 aastane. No kuule vaata, inimesed on solidusega kuradi platsis juba. See on solidus, 14 sajand umbes. Ja ma olen kuulnud ka, et kui näiteks leitakse üks selline münt ja siin on sees auk, siis tähendab, et kuskil võis olla ehe. Ja see ehe võib olla siin laiali, et selliseid münte võib siin veel olla, eks ju. Muidugi. Võis ollagi järjest rippusid nagu kaelarahad, vaata nagu setud. Aga vahest pandi lihtsalt üks ka. See oli rikkuse märk. Miks on asjad katki tihti, kui sa leiad matuse matmiskohtadest ja sellised viikingaegsed asjad? Sellepärast, et väidetavalt muinaseestlased uskusid, et kui asjad terveks jätta ja kalmesse panna, siis tuleb hing tagasi meid kollitama. Selleks tihti need kas raiuti pooleks kirvemõõgaga või siis põletati ära. Vaata, siuke spiraal.
spiraal. kuule, see on ju veel üks spiraalsõrmus ju. Ei just. Aga ma ei ole kindel, kas on see siis vaata siuke vana žetoon ka. Kui Kristjan mäletab, siis Kristjan Eerikuga meie esimeses detektori saates otsisid siis põllul minte ja see oli nende üks esimesi minte, oli ka Nürnbergi žetoon. Ja nii, meil õnnestus võimalik, et veel üks spiraalsõrmus leida. Mis sa arvad sellest? Ma arvan, et on. No pole kahtlustki. Aga see on juba okei. Ja siis selline sõrmus. Mis sa sellest arvad? Ma arvan, et see on pitsati sõrmus. Ma arvan, üks asi on väga tendentslik, et Eestit üritatakse igal pool näidata, et me oleme siin vaene orjarahvas, kõigil olid seljad, küürus, olid jalad, takused ja kotid ja nii edasi, aga kindlasti see ei ole nii. Ma arvan, et nagu praegu need põlistalude peremehed, kohtade peremehed olid tollel ajal ka päris tähtsad inimesed, Eesti poolt sugugi orjarahvas ja ma arvan, igal ühel oli oma pitsat sõrmus. Tegelikult tänu sellistele leidudele tuleb välja, et eestlane oli palju jõukam, kui me seda ette kujutame. Absoluutselt ei olnud mingit selga, küürus olid kohalikud ülikud. See on nõukogude aegne tendentslik arvamus, et näed siin orjarahvas, miks, et Saksa ordu rõhus üldse. Aivo praegu helistas, ütles ta midagi leidis, nii et lähme ronime sinna kõrgele künka otsa ja näete, ta juba seal kaugel seisab, vaadake. Nii, Aivo, aga ma sain sinult telefonikõne. Ma arvan, et see tähendab midagi uhket. Jaa, kahte asja. Tegelikult ma lihtsalt selle juures, et võiks mingi pausi teha, pirukusöömispausi, ma olen hunnik pirukaid. Hopsti, ma pole niisugust münti leidnud varem. Ma arvan, et 17 pigem on mingi asi. Vist on kroon üleval siin. Kroon, ja kui kroon järelikult võib olla Rootsi oma, jah? Rootsi, Taani. Ja selle vanus ka mingi 15-16? Ma arvan küll, jah. See peaks olema siis veepanal ja see on väike rõngas sülg, et nõel on puudu. Nõela koht on siin. Ikka 1000-aastane sülg? 800-900 aastat ja ma arvan ikka, jah. Nagu ma sain aru, sul on meile midagi näidata? Midagi on. Nii. Üks ajastukohane või legendikohane mint. Legendikohane kohe? Jaa, et siin olla olnud Kateriina münt. Siin on üks legendaarne litsikas ja üks traatraha hõbedest. Kas see on siis nüüd Ivan Julma ajastu oma? Nii ta peaks olema, jah. Ivan Julma ajastu hõbemint? Või traatraha? Ja need on traatraha ja need on täiesti puhtast hõbedest. On siuke asi nagu kraapeni konks. Nii. Kraapen on pronksist pott, selline, mis pandi, kahel pool on need nagu vaata leht nagu ornament on ja kujuta ette, et sul on siuke umbes pronkspott. Külje peal on need ja see oli selleks, et riputada tule kohale, vaata seda. See on väga ideaalne asi, mille sisse matta nagu. Ehk siis? Jah, selline, jah. Siin võib olla kusagil varandus? Mina küll arvan. Sest selliste pottide sisse peideti varandus. Ja, nii, jah. Nüüd läheme liigume autode juurde, teeme päeva kokkuvõtte ja ma näitan teile veel leide, mida te ei ole täna näinud. Mis rist see võib olla? Arurist, väga vana. Mis selle vanus võib olla? Selle päev ka sinna. Pikku aeg. Viiking aeg. Kalme värk. Väga uhke. Palju sõrmuseid tuli veel? Palju huvitavaid sõrmuseid. Mingisugused ehteosad. Aga mehed, mul on teile veel midagi näidata. Kas olete valmis üllatuseks? Mis tuli siit põllult? Vaadake nüüd seda kraami. Oi! Ja täitsa terve. Kes leidis see? Ja selline leid tuli siit põllult. Leidis Alex. Respekt. Nii et see on ehtne tõestus, et väga vana asulaga on tegu. Ja tuleb otsida.